Tere, olen Jörgen ja täna kasutame piparkoogitaigent mitte piparkookide valmistamiseks, vaid kasutame seda papaia toorjuustukoogi põhjana. Alustame siis koogi tegemist papaiast, et kõigepealt teeme täidise. Papaia nii-öelda puhastamine, lõikamine üldse on sarnane melonile või arbuusile, et pikkupidi pooleks, seemned seest välja. Meie koogi jaoks läheb mul vaja seda 200 grammi. Nii et siis ma kohe panen nii-öelda taigna segajasse, tõmban siit väga julgelt lusikaga. Siis panen toorjuustu, 400 grammi. Siis läheb suhkrut, 75 grammi ja paneme ka 2 muna. Nüüd segame selle kõik kokku. Valmistame ette koogi põhja. Et selle jaoks on vaja meil hea lahti käiv vorm. Piparkoogi taigent võib siis kasutada täpselt samamoodi nagu muretaigent. Võtame veidi jahu. Küllaltki vähe läheb selle jaoks, et me proovime saada võimalikult õhukese. Põhja ja seina katame ära. Põhja on valmis, täidis on meil ilusti ühtlane. Ja siis paneme ahju küpsema 140 kraadi ja 40 minutit. Ja alati ahi peab olema eelsoendatud. Kook on ajaliselt valmis saanud ja siis ongi, keerame temperatuuri maha, aja kinni ja teeme ahjuukse lahti ja siis jätame ta niimoodi kuskil 15 minutiks kuni pooleks tunniks. Meie piparkoogi papaia toorjuustukook on valmis saanud, et kes soovib seda kaunistada, see võib seda teha ja kes ei, siis head isu!